et kommunikatsioon on hästi oluline. Et sellepärast me teemegi siin neid harjutusi, me teemegi võib-olla natuke nagu Kristiina ütles, et natuke nagu naljakas on, kuidas ma teen neid, ma ei tea, et ma ei näe oma paarilist. Aga me tahamegi natuke tuua teid sealt mugavusest välja, et ärkaksite. Sest me oleme uinunud olekus, me oleme mingis luubis, me oleme mingis samas mustris oravrattas ja me tegelikult ei ole ärganud. Et me ärkame siis, kui keegi trigerdab meie seda rutiini, et nüüd ma istun siin ja nüüd ma räägin mingeid asju ja nüüd on asjad teistmoodi, ma päriselt julgen rääkida ja siis me hakkame ärkama. Et see kommunikatsioon, mis baseerub usaldusel ja aususel, on hästi-hästi oluline. Ja teine siis alustala on tähelepanu, mida te praegu siin teete tegelikult, et te võtsite see 5 tundi aega ja te päriselt tulite koos siia ja te lihtsalt ei ole, ma ei tea, spaas, kus te võtate massaaže ja joote veini ja käite võib-olla lõunasöögil, aga te päriselt investeerite enda paarisuhtesse, investeerite iseendasse ja te soovite minna sügavamale. Ja see ongi see tähelepanu, mida te tegelikult oma paarilisele annate.